tere! Kuidas läheb? Meil läheb juba väga kenasti. Oleme harjunud. Emmel on juba natukene niukene lebom. Ei ole enam seda hommikust õhtuni tissi otsas istumist. Ja kui rääkida nagu sellest, kuidas lapsed kohanenud on, siis ütleme nii, et kartsin hullemat, sest Alissa on meil väga beebihull üldse, sükene väike lastega ja ta on nagu väga tahab mängida ja väga ninnu nännutab ja musitab. Siis ma natuke kartsin, et äkki ta muutub liiga siukseks, et äkki tahab liialt ja siis ta võib äkki haiget teha või siis muutub armukadedaks, et tema tahab rohkem midagi teha. Ei, ta on esiteks väga kannatlik neiu. Oleme siin muidugi istunud küll niimoodi, et ta on nagu tundnud, et tema jaoks aega ei ole, eks. Ja oleme siin mõlemad ka pisarsilmis istunud ja ma olen talle seletanud, et ta läbi pisarad, et ta saab aru, aga eks ta igatseb ka emmega rohkem aega veeta. See varsti muutub. Ma olen selle läbi teinud, see muutub ja see lihtsalt tuleb üle elada. Sander on selline, et kui Alissa ja Seteli päris imik oli, kui koju tõime, siis ta pigem hoidis eemale, sest ma arvan, et eks tal on mingid vanad niisugused hirmukesed, et kuna Alissa oli natuke rohkem, kes häält tegi, siis tema jaoks oli see väga raske, see beebinutt. Aga kuna Seteli on vaiksem ja rahulikum, siis ta näeb nüüd ise ka, et see asi nii hull ei ole. Ja nüüd ta juba käib ka musitab ja vaikselt katsub ja sükene. Aga eks on poiste ja tüdrukute erinevus, et tüdrukud on rohkem siuksed emmed on ju ja kes tahavad toimetada beebidega ja nende jaoks on nad nagu kõige nunnumad ja kõige vingemad ja kõige ägedamad. Aga nende Alissa ja Sandri omavaheline suhe on natukene keerulisemaks läinud. Ma ei tea, kas võib-olla ongi Alissa ka nüüd kasvab ja rohkem on iseloomu ja siis nad siin vahest kaklevad nii hullust, et ma lihtsalt astuks uksest välja. Aga ei ole hullu. Sander käib hommikuti lasteaias, siis ei ole hullu, et siis ta saab seal natuke omasugustega mängida ja siis on vähem seda kodust kiusu. Mis veel? Võib-olla tahaks öelda emmedele, kõikidele, kes on hetkeseisus. Ongi, et mul on see 4. kord ja ma hetkel nüüd saan aru sellest, et ei tasu kõigega rutata. Naudime neid pisikesi. Ärme rutta sellega, et millal ta küll oma voodisse läheb. Millal ma küll selle tissiga lõpetan, kes annavad rinda. Millal ta nüüd küll ikkaks seda tegema hakkaks ja küll nüüd see ja teine. Teate, et see aasta läheb nii kiirelt. See hetk, mis praegu on, meile tundub see igavik ja me tahame vabadust, me tahame teha midagi, me tahame rohkem minna ja olla ja see tuleb. Ja siis, kui me pärast seda aastat tagasi vaatame, siis mõtleme, et pekki, miks me ei olnud rohkem hetkes. Miks me rohkem ei nuusutanud teda, miks me rohkem teda ei hoidnudki rinnal, miks me teda rohkem ei kaisutanud, miks me tahtsime kõike liiga kiirelt. Ei ole vaja. Minul on tema esimene laps, kes magab öösel ka rinna peal täitsa ja ma naudin seda. Mitte küll kogu öö, aga hommikupoolikud. Näiteks hommikupoolikul hakkavad tal need puksukesed tulema. Ta ei nuta midagi, aga lihtsalt kui ta on kõhuli minu peal, siis on tal palju lihtsam neid väljutada. Ja ta magab. Ma kaisutan teda rohkem, ma hoian teda rohkem linas. Muidugi ta on ka esimene, kes mul linas on, teised nagu väga ei tahtnud, aga võib-olla ei olnud õige lina, eks. Et võtkem see aeg ja lihtsam nautige neid pisikesi. Mina teen seda veel eriti, sest tema minu viimane. Ja lav hakkab varsti järkama, kui juba 1,5 tundi täna maganud siin. Et nautigem, ärme rutta. Ja siis viimane asi, mis ma pidin veel rääkima täna, oli siis meie viirus. Oli see nüüd siis uus popviirus või mingi vihane viirus, aga see oli ikka väga hull. Kui see muidugi oli see popviirus, siis esimest korda oli ta palju hullem. Aga ma mõtlen just sellepärast oli hull, sest mul oli 2 last veel ja ise olin 38,5 palavik, mees põdes ennem ära. Tüdrukul ehk siis Alissal läks väga lihtsalt. Õhtul tõusis 39,40 palavik
nagu teate, mina neid palavikke ei puudu. Ja ta lihtsalt higistas selle padaviku. Ta lihtsalt oli selle palavikuga, kõrvetas kõik igasugused pisikud ära ja hommikuks tal polnud enam mitte midagi. Ta oli terve nagu purikas. No okei, väike nohu, aga see isegi ei olnud nohu, natukene voolas ja paar korda köhatas, et palavik tegi hea töö. Sanderil oli pikemalt, sest temal palavikku ei löönud kõrgeks, vaid oli siukene, või oli paar korda kõrgem, aga siis ta jäi sinna kuskile pendeldama, eks. Mehel oli ka kõrgem, 2-3 päevaga sai terveks, aga siis olingi mina ja Setel olime viimased. Minul oli meeletu suuvalu, hambad valutasid, mõtlesin, keegi oleks nagu mu suu tühjaks löönud. Peavalu, nagu väga karm oli, aga ma lihtsalt iseenda peale praegu nagu ei mõtle, sellel hetkel oli nagu Seteli oli nagu kõige hullem noo, mida ma olen eales näinud. Nina oli nagu nii kinni ja see vaene laps ei saanud hingata. Ta ei saanud süüa. Ma mõtlesin, issand, mu laps jääb nälga nüüd. Otsisin kohe kiirelt kuskilt rinnapumba, pumpasin välja ja andsin talle siis lusikaga. Ja õnneks kaal ei langenud ka. Nüüd täitsa palav on ja kohe hakkame tegutsema. Ja õnneks jah, tal nagu kaal ei langenud, aga see oli nii kole nohu. Küll ma lasin seda füsioloogilise lahusega, pumpasin välja, aga kuna tal vist läks limaskest nii paiste, siis siit oli paistes, aga see tatt kogunes kuskil sinna taha ja see tuli võimatu kätte saada. Ja lõpuks ma siis ostsin selle, mis see meil siin on nüüd see, Humeri. Seda küll nii pisikestele väga ei soovitata, küll on jah vist alates 1 kuust, aga ma pidin midagi ette võtma. Lasin talle seda ja siis ta tõesti õhtuks siis hakkas nagu, võttis vist seda paistetust maha. Muidugi öösel tegin talle kogu aeg auru. Nii kui ta magas, kogu aeg oli auruaparaat. Tatti välja tõmmata on ka nagu kogu aeg väga halb on ja see võib nagu liiga teha. Aga väga pikalt oli, ikka nädal aega. Ja kui lõpuks siis see hingamine hakkas nagu tööle, siis oli nagu et karm nii väikse, mul pole nii pisikese nohu olnud, aga jällegi kogemus ja kogemus, et kõik läks ikkagi hästi. Ja ma ei oskagi täna veel rohkem mida väga rääkida. Naudin, ma olen õnnelik, et ma selle teekonna uuesti ette võtsin. Ma olen rahulik, ma ei muretse, ma ei põe. Ja kõik on jumala hästi. Ja ma soovin, et teil oleks ka kõik hästi. Läheme nüüd jõuludele vastu, eks ole. Kõik ootame nii väga. Aga mis siis muud? Olge tublid, olge terved ja kohtume juba järgmine kord.